videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 110. Lubasin rääkida vandenõudest. Ja ma loodan, et tänast saadet kuulavad ka paljud need, kelle jaoks on vandenõud midagi, see sõna uhuu, mis tegelikult ei tähenda üldse seda, millena meil siin üritatakse meedias sildistamise eesmärgil kasutada. Need, kes peavad meid siis natuke totakateks. Kui te kuulate selle saate ära, siis ma ei tea, võib-olla on aeg hakata nende totakate poole hoidma siis, et saada teada, mis päriselt toimub, mis ja miks. Ja mis on need ohud? Ja ma saan aru, et kui nendest ohtudest rääkida ja kui paljastada, kui mädase mäng on omavalitsustest valitsuseni, maailmavalitsuseni, igasugu head organisatsioonideni välja, kes on nii head, et maksame ennast täitsa välja surema, siis võib olla see tunne, et ära räägi, see jutt on nii kole, meil on siin hästi, meil on positiivne reaalsusloome ja nii edasi ja nii edasi, aga kui sinu küla kõrval vahib üks vesistav näljane hunt ja keegi ütleb, et kuulge, et hunt vist varsti stardib, tuleb siia, teeb kurja, või võtame natuke siis mõjusamalt, hundikari, näljane hundikari, siis võib olla neid, kes ütlevad, et ära räägi, et see on nii kole jutt, äkki ikka ei tule ja see on äkki üldse mingi legend ja hunte pole olemas. Ja selle asemel, et siis ignoreerida, mis tegelikult toimub, on vaja keskendudagi, mis olukord on, mis on võimalikud lahendused, kuidas ennast kaitsta hoida. Ja ma arvan, et selles plaanis on kõik need nii-öelda vandenõuteoreetikud, kes on nii ära sildistatud ja püüdlusega meid siis häbivääristada, naeruvääristada. Me peaks olema jäänud juba vait, aga kuna me näeme, et kui me isoleeruks ja oleksimegi ainult meie need, kes me arvame, mõtleme, ei jaga isegi väljapoolest infot, vaid oma keskis kuskil Telegrami gruppides, siis selleks, et ma ei taha öelda päästa, sest ma tunnen, et päästmine on igaühe eneseasi, aga selleks, et anda võimalus pääseda, selleks meil on tarvis olla kogu aeg avalikult aktiivsed ja väljendada, rääkida, mis päriselt toimub. Et inimesed, neil oleks mingi koht, kuhu maanduda, kui nad saavad aru, et see peavoolumeedia loogika ikka väga lonkab. Ju seal ei olegi eesmärk tõde, vaid äkki hoopis manipulatsioon. See, et alternatiivmeedias info võib kuidagi, kas või see sama Charlie Kirki teema, hea info muutus. Ma ka alguses uskusin ja mõtlesin, mida nad tegid, mingi selline tappis ta ära. Ja siis hakkad vaatama, et midagi ei klapi. Minu jaoks esimene märk, et midagi ei klapi, oli see, kui Erika Kirk ja siis J.D. Vance oli ta selja taga ja ta oli selle J.D. Vance'i naise nagu käevangus, siis selles visuaalis mul mingi jõnksatus käis seest läbi. Ma tundsin, et see on lavastus. Ja siis hakkasid juba Candace Owensi saated tulema vastavad ja siis ma sain aru, et see esimene emotsioon uinutas mu ära. Ja siis, kui tuli selline vaist pinnale, siis see vaist ütles, et see on häma. Nii, et meie info ei ole ka kogu aeg siuke, et ja nüüd ongi nii, vaid me võime ka mingid asju avastada, kas või siin. Okei, ma vist ei taha seda näidet tuua. Paljud veel magavad sel teemal. Iga asi omal ajal. Igastahes täna siis, et võimalikult selgelt anda see ülevaade, mis toimub, siis see samune Agenda 2030 kokkuvõtlikult annab selles mõttes hea pildi, et need teemad, terrorism, meditsiin, pangandus, kliima, need ei ole mingid eraldi asjad. Need on kõik ühe eesmärgi osised, vahendid. Ja kasutan täna siis 10 aasta tagust uudist, artiklit saidilt naturalnews.com, kus siis Mike Adams dekodeeris need 17 ülemaailmset säästva arengu eesmärki ja kasutan siin Vanglaplaneedi portaali tõlget. Asume asja kallale. Maailma riigipeade ja valitsusjuhtide poolt vastu võetud deklaratsioon Muudame maailma säästva arengu tegevuskava aastaks 2030 sisaldab 17 ülemaailmset säästva arengu eesmärki. Deklaratsiooni kohaselt on peamine eesmärk kaotada kõikjal vaesus ning tagada väärikus ja hea elukvaliteet kõigile, samas arvestades looduskeskkonna võimekusega. Tegevuskava eesmärgid keskenduvad olukorra parandamisele nii majandus-, sotsiaal- kui ka keskkonnavaldkonnas.
sealhulgas kliimamuutuse peatamisele. Dokumendis kirjeldatakse kõlavalt, kuidas aastaks 2030 on maailmast kadunud vaesus ja ebavõrdsus, nagu siseneks me kohe globaalsesse utoopiasse. Sellist kuvandit on inimestele lihtne müüa, sest kes ei unistaks rahust maailmas ja mõnusast elust. Kuid kahjuks on see jutt liiga ilus, et olla tõsi. Mitte üheski selle dokumendi punktis ei mainita eesmärki saavutada inimestele vabadust, samuti pole selgitatud, kuidas kirja pandud eesmärgid täide viiakse. Iga punkt selles ÜRO tegevuskavas on saavutatav läbi tsentraliseeritud valitsuse kontrolli ja totalitaarse võimu, mis sarnanevad kommunismile. Kui lugeda tervet dokumenti ning kui suudate näha läbi ilustatud fraasidest, mõistate kiirelt, et see dokument ei kirjelda midagi muud kui kõikide riikide vallutamist ülemaailmse valitsuse poolt. Eesmärgid selles dokumendis pole midagi muud kui korporatiivse valitsuse fašistliku tegevuskava kodeeritud keel, mis vangistab inimkonna laastavasse vaesusesse ning samas rikastab maailma võimsamaid globalistide korporatsioone. Mitte kuskil selles dokumendis ei mainita, et üksikisiku õigused on kaitstud. Samuti ei tunnista see inimeste sünnipäraseid õiguseid. Isegi kui selles dokumendis oleks öeldud, et õigused on kaitstud, siis küll nemad teaksid, mis su õigused on, mida kaitstakse. Et selles plaanis, kui psühhid võimuahned inimesed panevad kokku mingeid plaane, siis ükskõik kui kaunis on see sõnastus, ükskõik kui palju midagi kokku lubatakse, siis ma ei usuks. Et inimesed saaksid aru, mida sellest dokumendist tegelikult öeldakse, tuleb selgitada, mida Agenda 2030 17 punktit tegelikult tähendavad ning kuidas globalistid varjavad oma maailma valitsemise plaane, kasutades rahustavat väljendusviisi. Et aru saada, millest seal tegelikult kirjutatakse, tuleb osata lugeda ridade vahelt. Esimene punkt. Kaotada kõikjal vaesus mis tahes kujul. Ja Mike Adamsi tõlgendus on pakkuda inimestele valitsuse poolset hoolekannet, jagada toidutalonge, eluasemetoetusi ja armuande, et muuta nad maailma valitsusele kuulekateks orjadeks ja takistada inimkonna arengut ning iseseisvat toimetulekut. Selle asemel õpetatakse neile abitust ja kuuletumist valitsusele, mis jagab igakuist abiraha esmatarbekaupade nagu toit ja ravimid soetamiseks ning seda nimetatakse vaesuse kaotamiseks. Ehk siis oleme kõik ühtemoodi võrdselt vaesed. Teine punkt. Kaotada nälg, saavutada toiduga kindlustatus ja parem toitumine ning toetada säästvat põllumajandust. Ja tõlge. Külvata planeet üle geneetiliselt muundatud organismide ja Monsanto poolt patenteeritud seemnetega. Suurendada surmavate herbitsiidide kasutamist ning õigustada seda väitega, et see toetab toidutootmise kasvu. Aretada välja geneetiliselt muundatud taimed, stimuleerida vitamiinide hulka toidus. Samas eiratakse geneetilisest saastest tulenevaid pikaajalisi tagajärgi või seda, millist mõju avaldavad ökosüsteemile liikide vahelised geneetilised eksperimendid. Rääkimata sellest, kuidas see toit meid mõjutab. Konservatiivide konverentsil ma tõin ka selle näite, kuidas meil on seemneteta viinamarjad, seemneteta arbuusid. Ma ei saa aru, miks oleme normaalsed inimesed võiks siis hakkama saada nende seemnetega seal sees ja mõelda kaasa, et kui see vili on tehtud viljatuks, kuidas ta mõjutab meie organismi, meie viljakust. Kolmas punkt. Tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu. Nõuda järjest rohkem vaktsiini nii lastele kui ka täiskasvanutele, ähvardades vanemaid koostööst keeldumise korral trahvide ja muude meetmetega. Kasutada pidevaid sõeluuringute programme, et soodustada laste ning noorte hulgas ravimite tarvitamist. Ja ravimid, nagu ma olen juba öelnud, ei ravi. Need suruvad alla neid sümptomeid ja nende kõrvaltoimete näol me saame lihtsalt uut materjali, mille pealt siis tarvitada järgmisi ravimeid, mis ei ravi. 4. Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused. Kehtestada ühtsed haridusstandardid, mille alusel õpetatakse võltsitud ning moonutatud ajalugu, et soodustada õpilaste vaimset allakäiku ja koolitada pigem kuulekaid tööloomi, mitte iseseisvaid mõtlejaid. Hoolitseda selle eest, et inimesed ei mõistaks tegelikke ajaloo sündmusi või muud olulist, mis aitaks neil mõista, et nad on valitseva klassi poolt kontrollitud ja rõhutud. Nii. 5. Saavutada sooline võrdõiguslikkus ning suurendada naiste ja tütarlaste mõjuvõimu. Ehk siis kriminaliseerida kristlus, vähendada heteroseksuaalsuse osatähtsust ühiskonnas, halvustada mehi ning mehelikkust ja propageerida LGBT liikumist. Tegelik eesmärk ei ole võrdõiguslikkus, vaid hoopis nende häbistamine, kes väljendavad ükskõik millist mehelikku omadust. Lõppeesmärgiks on ühiskonna naiselikuks muutmine, luues leebe ja kuuleka keskkonna, mis tugineb sotsialistliku ideaalühiskonna ideel.
Kuna vaid meesenergial on jõudu seista vastu rõhumisele ja võidelda inimõiguste eest, on meesenergia allasurumine globalistide jaoks väga oluline, et hoida elanikkonda kuulekana. Ja me oleme selles juba väga suurelt sees, kuna Eestis see kristluse kriminaliseerimine Eesti inimest vist nii väga, mulle tundub, et ei pane mõtlema, sest see ei ole meie ühiskonnas niivõrd kandev teema. Ja see on selline nii ja naa asi, olukorras, kus me oleme läinud täiesti rappa omadega, mis on õige, mis on vale, südametunnistus, siis mina, kes ma ei ole religioosne inimene, siis ma arvan, et see mingigi ühendus usuga on abiks. See aitab selles raamitus maailmas mingitki raami enese jaoks hoida, luua. Ja siinkohal ma tunnen, et see meie, kuidas ma ütlen, jah, ma ei propageeri religiooni kui sellist, sest ma näen ka seal mingit allutamisvahendit, aga kuna see meie iseenda sees olev kompass, mis on minu jaoks see kuidagi sünniga kaasa antud usk ja ühendus, siis kuna see on niivõrd nässus ja need inimesed, kellel see ongi täitsa nagu riist väljas, võiksid vaadata usu poole, vaadata neid põhimõtteid, vaadata seda hingust, mida see endast kannab ja see võib aidata. Et selles plaanis ma ei ole religiooni vastane, et kui ma isegi rõhutan, et ma ei ole religioosne, siis mitte selle mõttega, et hoidke sellest eemale, vaid et kui te saate sealt endale mingit tuge ja kandepinda, siis see on parem, kui ulpida selles ulgumeres, mida meile peale surutakse. Nii. 6. Tagada kõikidele joogivesi ja kanalisatsioon ning veevarude säästev majandamine. Ehk siis anda võimsatele korporatsioonidele monopoolne kontroll veevarustuse ja selle hindade üle, et need ehitaksid uue veevarustuse taristu, mis tagaks tsentraalse kontrolli vee kättesaadavuse ja kvaliteedi üle. Tänasel päeval meie kraanivee kvaliteet on lihtsalt masendav. 7. Tagada taskukohane, usaldusväärne, säästev ja kaasaegne energia kõikidele. Kehtestada karistavad maksud söe, gaasi ja naftatööstusele, samas soodustada ja toetada rahaliselt hukule määratud nii-öelda rohelise energiaprojekte, mille eesotsas on valitsusliikmete sõbrad, kes mõne aastaga pankrotistuvad. Rohelise energia uustulnukad peavad muljetavaldavaid kõnesid, aga kuna neid ettevõtteid juhivad pigem korrumpeerunud idioodid kui võimekad ettevõtjad, lähevad nad alati pankrotti ning need vähesed, kes tegelevad tõepoolest lootustandvate taastuvenergiaprojektidega, on valitsusasutuste tugeva surve all. Me näeme ise ju, kuidas meile surutakse peale mingit roheenergia asja, vaatad loodusesse, see ei ole roheline, vaatad näiteid mujalt maailmast, kus näiteks neid tuuleparke juba suletakse, sest nad on lihtsalt niivõrd kahjumlikud nähtused ja meile surutakse endiselt peale, et peab, vaja, hea. Punkt 8. Toetada jätkusuutlikku, kaasavat ja säästvat majandusarengut ning tagada kõikidele inimestele inimväärne töö. Ehk siis kehtestada miinimumpalk eesmärgiga suretada välja väike ettevõtlus, mis omakorda laseb pankrotti terveid majandussektoreid. Sundida tööandjaid vastu võtma LGBT tööliste kvoote ja valitsuse poolt paika pandud kindlat palgataset. Hävitada vabaturumajandus ja keelata lubade ning litsentside väljastamine nendele äriühingutele, kes ei järgi valitsuse nõudeid. See on 10 aastat tagasi kirjutatud artikkel. Ja meil on see LGBT kvootide teema sees. Kui oleksin 10 aastat järjest rääkinud, kuulge, need kvoodid tulevad ja see ajab asja hapuks, oleks öeldud, mis asja, täiesti loll jutt, see on mingi hirmutamine ja kui need kvoodid on nüüd meil kohal, siis aga need on ju head, sest meile öeldi, et need on head. 9. Ehitada vastupidava taristu, toetada kaasavat ja säästvat industrialiseerimist ning innovatsiooni. Panna riigid Maailmapanga ääretu võla haardesse, kulutades laenuraha korrumpeerunud globalistide ettevõtete palkamiseks, et ehitada mastaapseid taristuprojekte, mis tõmbavad arenevad riigid lõputusse võlakeerisesse. Selle paremaks mõistmiseks on soovitatav lugeda John Perkinsi raamatut Majandusmõrvari pihtimus, milles on üksikasjalikult kirjeldatud, kuidas seda skeemi on viimastel aastakümnetel kasutatud ikka ja jälle, et riike võlaorjusesse tõmmata. John Perkins, raamat Majandusmõrvari pihtimus. Ja seda ma olen ka esile toonud, kuidas need igasugu eurorahad, et pane nii palju ja siis me paneme nii palju, siuke kasiinomäng, et paned sisse ja siis sa võid nii palju saada.
see on ka osa sellest nõrgestamisest. Ja meile öeldakse, et vaadake, kui palju me saime toetust, aga meil endal seda oma osaluse raha tegelikult ei ole, sest kui me oleme juba maksimaalselt ennast võlga tõmmanud, siis me peaks keskenduma sellele, et saavutada stabiilsus, tugevus, et mis iganes raputused võivad ette tulla, me ei pea nendesse pea ees siis ära uppuma. Nii, 10. Vähendada ebavõrdsust nii riikide sees kui ka nende vahel. Karistada heal järel olevaid ettevõtlikke uuendusmeelseid inimesi, konfiskeerides peaaegu kogu nende kasumi. Konfiskeeritud varad jagada ümber töötute inimeste massidele, mis toob küll kaasa tootliku majanduse, kuid reaalset kasu sellest ei ole. Hoolimata sellest reklaamitakse seda kui ebavõrdsuse vähendamist. 11. Muuta linnad ja asulad kaasavaks, turvaliseks, vastupidavaks ja säästvaks. Nii ilus. Kõik tahame seda. Tegelikult piirata kodanike õigust omada relvi, selle asemel koondada relvad valitsuskuulekate organite kätte, kes kontrollivad siis relvitud, orjastatud ning vaesunud töölisklassi. Kriminaliseerida inimasustus enamikes maakohtades, kehtestada näljamängud stiilis kaitstud alad, mille kohta valitsus väidab, et need kuuluvad inimestele, kuigi sinna inimesi elama ei lubata. Sundida inimesi elama tihedalt kokku pakitud ja hoolikalt kontrollitud ning jälgitavatesse linnadesse, kus nad on ööpäeva ringse valve all ja kergesti valitsuse manipulatsioonidele allutatavad. Miks meil tehti kõvasti neid keskväljakuid, kus ei ole väga puid? Et oleks parem jälgida. Vist, ma oletan. 12. Tagada säästev tarbimine ja tootmine. Ehk kehtestada inimestele fossiilkütuste ja elektrienergia tarbimisest karistatavaid makse, muutes nende elatustaset järjest halvemaks, kuni need sarnanevad 3. maailma riikide tingimustega. Kasutada televisioonis, filmides ja sotsiaalmeedias kampaaniaid inimeste mõjutamiseks, et häbistada neid, kes kasutavad bensiini, vett või elektrit, luues sellega sotsiaalse konstruktsiooni lihtsameelsetele koputajatele, kes on valmis väikesed tasu eest oma naabri peale kaebama. Hei, naabri Heljul on siga! Oi, sellest nagu ammu hoiatati, aga poleks uskunud, sest et see koputamisühiskond oli ju siis, kui oli see halb aeg. 13. Võtta kiiresti kasutusele meetmeid kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks. Ehk seada igale inimesele energiatarbimise kvoote ning karistada neid, kelle elustiil ei vasta valitsuse poolt paika pandud energiakasutuse normidele. Kehtestada täielik üksikisiku järelevalve selleks, et jälgida ja välja arvestada nende energiatarbimise maht. Karistada erasõidukite omamist ning sundida suurem osa inimestest kasutama ühistransporti, kus oma volitsevad turvatöötajad ning näotuvastuskaamerad saavad jälgida ja registreerida iga inimese liikumise nagu stseen filmist Minority Report. Ja ma ei tea, kui selle 13 punkti peale, kes te kuulate siin selleks, et mõelda, kui lolle saateid Kertu teeb ja kuidas siis teha omakorda mingi jutuke või saada sellest, kui loll Kertu on, kas, ma ei tea, äkki kuskilt midagi hakkab endal ka hõõruma või koitma või see sammune maailm, mida meile üritatakse luua, ongi siis hea ja selline kõiki neid ohverdusi väärt, sest meil on siis nii hea turvaline olla. Teate, kui öelda näiteks, et meil on kaamerad ülevases kuritegevus, siis see kaob kõik ära ja kui seda sama kaamerate süsteemi jooksutavad kurjategijad, siis andke andeks, see kuritegevus lihtsalt läheb veel mastaapsemaks, veel julmemaks. 14. Kaitsta ja kasutada säästvalt ookeane, meresid ja mereelu ressursse, et saavutada säästev areng. Ehk keelustada suurem osa avamere kalapüügist, viia toiduga varustamine äärmuslikku puudujääki ja põhjustada veelgi suuremat toiduhindade tõusu, mis paneb veel rohkem inimesi majandusraskustesse. Kriminaliseerida erakätes olev kalastus ja panna kogu avamere kalapüük valitsuse keskse kontrolli alla. Püügiload antakse vaid välja valitud suurettevõtetele ning otsus tehakse selle põhjal, milline ettevõte pakub suuremat annetust korrumpeerunud seadusandjatele. 15. Kaitsta ja taastada maismaa ökosüsteeme ning propageerida nende säästvat kasutamist. Majandada metsi säästvalt, võidelda kõrbestumisega ning peatada ja pöörata ümber pinnase halvenemine ja bioloogilise mitmekesisuse hävimine. Lihtsalt kaunid. Aga tegelikkus rakendada Agenda 21
21 ning tõrjuda inimesed välja maapiirkondadest, et nad elaksid kontrollitud linnades, kriminaliseerida eraomandis olev maa, sealhulgas karjamaad ja põllumajandusmaad, kontrollida kogu põllumajandust kasutades korrumpeerunud valitsuste ja korporatsioonide poolt paika pandud bürokraatiat, mille strateegia määrab enamasti Monsanto ning põllumajandusministeeriumid on lihtsalt kummitemplid. Keelustada puuküttega ahjud, vihmavee kogumine ja kodune aiapidamine, et kriminaliseerida sõltumatus ja muuta inimesed valitsusest täielikult sõltuvaks. Aga kui see valitsus on nii hea ja hooliv, miks me ei võiks tast sõltuda? Vahepeal ma lähen üle kulli veelaks. 16. Toetada rahumeelseid ja kaasavaid ühiskondi, et saavutada säästev areng, tagada õiguskaitse kõikidele ning luua kõikidel tasanditel tõhusad, vastutustundlikud ja kaasavad institutsioonid. Ehk tagada puutumatus illegaalsetele immigrantidele ja kaitstud vähemusrühmadele, sest nad on ühiskonna uus kaitstud klass, kes võib vabalt tegeleda mis tahes ebaseadusliku tegevusega, sealhulgas avalikult vägivalda õhutada ja kasutada. Rahvusvaheliste organisatsioonide vahendid tagavad soodsa maksusüsteemi ja valitsus toetab korporatsioone, kes palkavad LGBT töölisi või ükskõik millise grupi liikmeid, keda globalistid parasjagu soosivad. Kasutades maksuametit ja teisi ametkondi mitte soositud gruppide karistamiseks, rakendades ettevõtjaid ahistavaid seaduseid ja auditeid. Samas eiratakse globaalse võimueliidi poolt eelistatud korporatsioonide kriminaalset tegevust. See, et meil täna on see LGBT asi väga siuke päri tuuletatud, kui meile tuuakse niimoodi suurtes kogustes Eestisse küll mitte nii märgatavalt, aga Taani, Norra, Rootsi ja kui meil on nii palju lõpuks neid moslemeid sees ja ongi need sharia loo, ehk siis see nende seadus muutub ülimuslikuks, Inglismaal on see juba täitsa teema, siis mis te arvate, mis nendest LGBT inimestest saab? Siin oli hiljaaegu lugu, kuidas üks transsooline oli täiesti hämmingus, et ta oli Palestiina toetaval meeleavaldusel ja ta peksti seal läbi. Need on need inimesed, kes lähevad lihtsalt iga sellise nagu kampaaniaga kaasa ja nad ei näe isegi läbi, et need, kes neid kampaaniaid jooksutavad, need asjad on omavahel lühises. See, et toetatakse seda massimigratsiooni, toetatakse LGBT asja, need kaks maailma mingi hetk põrkuvad suurelt. Ja see, mis siis jääb sellele LGBT kogukonnale, on ainult see, et vahepeal on suudetud terve hulk inimesi ära veenda, et nad kuuluvad sinna. Sest seal on siuke, saab tööd lihtsamalt, sul on justkui rohkem õigusi kui nendel heteroimelikel on ju. Ja järgmine hetk sa oled, sind ei kaitsta nende immigrantide eest, sest need immigrantid on järgmine kaitstud grupp. Ja selles plaanis ma soovitan alternatiivmeediat jälgida ka nendel, kes täna on justkui sellel kaitstud ja õigel poolel. Te olete lihtsalt vahend. Te jooksete praegu kaasa selle asjaga, mis teenib seda sammust agendat. Järgmine hetk teid vahenditena pole enam vaja ja lendate prügikasti täpselt nii, nagu plaanitakse prügikasti visata. Meiesugused tavalised inimesed, kes lihtsalt tahaks elada, hoida oma peret, luua pere nii, et meie lapsed oleksid võimelised tulevikus oma pered looma, elama täisväärtuslikku elu tervetena. Ma jätkan. 17. Tugevdada tegevuskava rakendamise meetodeid ja taaselustada säästva arengualane ülemaailmne partnerlus. Ehk jõustada globaalsed kaubandusreeglid, mis on üle kohalikest siseriiklikest seadustest, samas tagada piiramatu imperialismi võim ettevõtetele nagu Monsanto, Coca-Cola, Merck ja teised, kehtestada ülemaailmse kaubanduse kokkulepped, mis tühistavad kohalikud seadused ja lükkavad ümber intellektuaalomandi õigused, et kindlustada maailma võimsamate korporatsioonide monopoolne võim ravimite, seemnete, keemia, tehnoloogia tööstuse üle, tunnistada kehtetuks kohalikud seadused ja nõuda globaalselt täielikku kuuletumust kaubanduskokkulepetele, mis on koostatud võimsate korporatsioonide poolt ning saanud ÜRO poolt kummitempli. Nii, need on siis need 17 punkti ja mul on siin tervise teemal, vaatan palju, 24. Tervise teemal on terve artikkel, selline pikakene, kuidas juba 15 aastat tagasi üks Rootsise lävistiarst rääkis vaktsiinidest, aga ma arvan, et selle tervise teema ma jätangi üleni järgmisesse saatesse. Ja miks ma võtsin täna selle õudsa agenda 2030 asja arutada on see, et ma arvan, et meil on lootust sellesse mitte jõuda.
ja kui ma hakkan nüüd rääkima, miks ma arvan, et see lootus meil on, siis see võib-olla võtab teilt lootust maha, sest see tundub liiga ulme jutt. Aga mingid protsessid siin maailmas leiavad aset ja ma ei ütle, et nüüd on ju Trump president ja nüüd saab kõik korda. Ei, kaugel sellest. See, et asjad saaksid korda, on ikkagi igaühe enda seest käib protsess, sest kui meie seas ei ole piisavalt neid, kes soovivad elada normaalset, vaba elu, kus sa saad ise otsustada oma tervise üle, mida siin ei olnud välja, olid küll vist kohustuslikud vaktsiinid. Ühesõnaga, meid siis selle heaolu ja tervise nimel mingi hetk öeldakse, et peab igasugu kõikvõimalike vaktsiinidega ennast ära süstima, sest et siis sa kaitsed jälle kõiki ja kui see asi läheb juba nii tugeva kontrolli alla, siis ei ole isegi ruumi hiljem rääkida. Juba tänasel päeval teatud mõttes ei ole ruumi, kui inimesed jagavad oma isiklikke lugusid, kuidas nende lähedased vaktsiini tõttu ära surid ja need inimesed ei saa mitte mingit meediakajastust. Et mulle tundub, et isegi ei otsi seda, siis nad juba aimavad, mis järgneb. Ise süüdi, mõtleb välja, raudselt oli mingi muu põhjus, vaktsiinivastane. Ja seda sellist sildistamist ja polariseerumist õhutatakse metsikult. Nüüd hiljaaegu oli mingi pildikesed tehtud, kus oli siis seal mingi süvariigi Siim, autismi, Anne, ma ei mäletagi täpselt neid nimetusi, kuidas olid siis kõik need inimesed, kes näevad läbi toimuvad, kes üritavad levitada seda kõigile olulist informatsiooni, kuidas neid siis oleks lihtne ära sildistada, sest hea näide, ma hiljaaegu vaatasin uuesti ära Peeter Proosi tehtud filmi Vaktsineerida ja seal üks naisterahvas rääkis väga kenasti, et autism, et nüüd seda normaliseeritakse ja et ärge pange halvaks, kui keegi on autist, et see on ka nagu võimalus elada ja see on teistmoodi hea aga autismi ravi on tugevalt seotud elavhõbeda siis kehast välja juhtimisega. Aga kust see elavhõbe sinna kehasse saab? Need samused vaktsiinid, aga ei, vaktsiinid ei põhjusta autismi. Ja siinkohal need lapsevanemad, kes on siis oma kas kergelt, keskmiselt või tugevalt autistliku lapsega hädas, nad saavad kohe selle autismi on sildi külge. Nad ei saagi jagada oma lugu ja mingist hetkest läheb nende lugude jagamine kriminaalseks, sest et see on väga suur oht sellele ülemaailmsele kontrollile, kui inimesed omavahel räägivad, mis tegelikult toimub. Ja tänasel päeval, kus inimesed siiralt kardavadki neid lugusid jagada hirmust, et neid siis häbi vääristatakse, naeruvääristatakse ja põlatakse ära, sest need, kes tahavad öelda, et mina tegin õigesti oma lapsega, mul on kõik hästi, sa ei tea, kas tegelikult on hästi, autoimmuunhaigused, igasugu allergiad, imeasjad, kas või kõrgemas eas mingid vähid asjad löövad välja. Ja praegu ka järjest see suri, too suri, see haigus, too diagnoos, millega, kuna on vaktsineeritud, sellel teemal ei räägita, sest vaktsiinid on pühad, neid ei puutu, need on head, need on nii palju asju meil ära hoidnud ja see samune teema, kuidas need haigused, mille vastu vaktsineeritakse, need haigused ise vaibusid ära ennem juba, kui need vaktsiinid said kohale jõuda, töösse panna. Nüüd öeldakse, et see on mingi luul, see on loll jutt. Ehk siis ajalugu kirjutatakse ümber täpselt nii, nagu siin selles samuses artiklis räägiti. Ajalugu kirjutatakse ümber selleks, et meile saaks kergemini valetada. Ja selles plaanis ma soovitan, kes te tunnete, et ei tahagi avalikult neid asju jagada, vähemalt hoidke nende inimeste ligi, kes te teate, et on mõtlemisvõimelised, arutlusvõimelised. Ja ma pean osast inimesed kõik jumala purulollideks. Ja siis, kui ma nendega räägin, ma ikkagi üritan mõista, kust nad tulevad, et nad nii arvavad, mis on nende pidepunkt. Ja see hetk, kui ma näen, et neil pidepunkt puudub ja nad lihtsalt lahmivad, siis ma ei taha suhelda. Ja ma olen suuteline kas või inimese ära blokeerima, kui ma näen, et tal puudub pidepunkt reaalsustajuga, ta lihtsalt lahmib. Ja selles plaanis hoidke nende inimeste ligi, kes te näete, et suudavad mõelda, rääkida, arutleda, kes on valmis ka oma tõde ümber hindama. Sest et kui te jääte väga üksinda oma info ja kogemusega, te lihtsalt mingi hetk hävitate ise ennast ära selle mure, pinge, hirmu, iseenda alla surumisega, sest kui sa viibid pidevalt keskkonnas, kus sa räägitakse mingil teemal ja sa oled siuke, tahaks öelda, aga klõnks, ma parem ei ava oma suud, siis kõik need klõnksud nii-öelda salvestuvad sinusse ja tekitavad sellise kogumi, mille pealt sa võidki haigeks jääda. Nüüd leia need inimesed, kellega sa saad need enda alla neelatud asjad
välja rääkida, kellega sa saad tunda ennast hästi ja mingi hetk, kui sa oled nii piisavalt tugev endas, siis ära neele enam asju alla, vaid väljendagi, kuidas sina hoopis mingit asja näed ja kui nendel teistel inimestel jääb argumentidest puudu ja nad asuvad ründama, siis võtta seda kui nende nõrkust. Ära lase ennast sellest haavata. Mis teoorias on väga lihtne rääkida, aga praktikas on see töö ja veel kord töö, sest teil on juba kord selline, et situatsioonid ei lähe lihtsamaks. Me lähme lihtsamalt läbi samadest situatsioonidest, aga situatsioonid ise lähevad oma olemuselt natuke keerulisemaks, sest meid viiakse kogu aeg nagu sellisesse vanemasse klassi, kus me siis peamegi olema paremal tasemel ja me saame olla paremal tasemel ainult siis, kui me oleme kogu aeg nendes protsessides kuidagi mobiilsed, mitte nii, et ma olen nüüd see, vaid et uus olukord, kuidas ma nüüd seda lahendan. Millist kvaliteeti ma pean nüüd endas avastama, et seda olukorda lahendada nii, et ma ei murdu, et ma ei anna alla, sest kui ma alla annan, siis niikuinii see olukord tuleb moel või teisel uuesti, sest meile on ette nähtud areng. Ja lõpetuseks ma räägin veel, meil oli siin kohtuistung, kuhu mina kahjuks sel korral ei saanud minna 18. novembril Tallinnas ringkonnakohus siis, sest Pevkuri ja ministeerium kaebasid edasi. Nemad ei leppinud halduskohtu otsusega ja mitte see, et Pevkuri ja ministeerium ei lepi. Nad on lihtsalt käepikendus. Teate küll kellele. Või tegelikult ma isegi lõpuni ei tea. Ma olen mõelnud, et USA, sest see leping on tehtud USA-ga, aga kui ma vaatan USA-t, siis see ei ole nagu riik. See on selline nagu mingitest asjadest kokku pandud. Nüüd on president, president hoopis juudi justkui on ju. Siuke värk. Ja siis saab näha, mis otsus tuleb. Otsust lubati, ütlen kohe, mis kuupäevaks. Detsembri 19. detsembriks ehk enne jõule. Ja teema oli seal üsna selline jälle sama, et kuidas on paigas, et 2 ja 4 kilomeetrit on siis need piirid, sealt kaugemal inimestel puudub kaebeõigus, aga kui mina siin Võru linnas olen kogenud, et mu maja väriseb, siis miks ma ei võiks kaevata ja seda enam, et kui samasugune baas oleks Ameerikas, kõik Võru linna elanikud ja teiselt poolt ümbruses oleksime Euroopalt rikkad selle mõju tõttu, aga ei. Ja kui juba täna tuleb meie kraanist sellist vett, mis jätab siukse nagu pruunika kihi kannule, siis kui see vesi nagu täitsa nässu lastakse, kas siis kedagi kotib, kas siis hakatakse tegelema sellega, et meile tagada puhas joogivesi, ma julgen kahelda. Ja 17. novembril oli veel üks kohtuteemaline asi. Täpsemalt siis MTÜ Meie Nursipalu vaidlustas 53 metsateatist alal, kuhu tahetakse hakata raiuma harjutusvälja välispiiri. Ja kohus andiski esialgse õiguskaitse. Ja miks ma sellest teemast räägin, kuigi teema on vandenud, ma tunnen, et see Nursipalu ümber toimuv on ka osa sellest, sest kui neil on plaanis siuke tsentraliseeritud militaarvärk maailma, siis see, et neil on sõjaväebaasid riikides niimoodi sees, kuhu luuaksegi need kinnised alad, see on osa sellest agendast. See, et meil on mingi idanaaber, kes vahepeal oli sõber, vahepeal sai käia lühikese kleidiga temaga seal jutustamas, pean silmas siin, siis ajalugu ei kehtinud ja nüüd meil on ajalugu kole naaber. See kõik on lihtsalt ettekääne selleks, et neil olekski lihtsamalt võimalik seda tsentraliseeritud maailma valitsemist teha. Ja see 53 metsateatise vaidlustamine, kui ma loen ette need punktid, siis äkki te hoomate ka, et see, mis toimub, see ei saa olla meie huvides, sest muidu neid asju nii inetult ei aetaks. Ja olulisemad põhjendused kokkuvõtlikult kohtule olid, ma loen selle ette MTÜ Meie Nursipalu Facebooki lehelt. Seniks, kuni ei ole selge, kas ja milline välispiir Nursipalu alale jääb, ei saa lubada trassi sisse raiumist, ehk siis kuni halduskohus on tunnistanud Nursipalu laiendamise kehtetuks. Ei saa seda trassi teha sel moel. Edasi. Metsateatised on võetud trassi raiele. Hankedokumentide järgi tuleks teha raadamine. Raadamisel on kehtestatud aga raadamistasud, mida ei ole makstud. Välispiiritrass on planeeritud raiuda välispiirist väljapoole, mitte piirist sissepoole, nagu see peaks hanketingimuste kohaselt olema. Trass läbib mitmes kohas eramaid. Trass on planeeritud raiuda laiem, kui näeb ette välispiiri tähistamise kord. Kohati ulatuks see kuni 14-15 meetrini, ette nähtud 2-4 meetri asemel. Trass lõikaks läbi vääriselupaiku. Trass on planeeritud katkendlikult ja selle asukoha muutudes tuleks täiendavalt raiuda, mida aga ei luba keskkonnanõuded. Meile teadaolevalt puudub välispiiri projekt, mis peaks olema koostatud koos keskkonnaeksperdiga ja kooskõlastatud erinevate asutustega.
Ei ole õigustatud ega lubatud täiendav metsa raiumine piiri märkimiseks, kui olemas on juba kraavid ja või metsasihid, mida mööda saaks piir kulgeda. MTÜ-ni on jõudnud ka info, et KIK-i ametnik Kaupo Kaasik käib eramaade omanikelt suuliselt luba küsimas välispiiri rajamiseks eramaadele. Juhime maaomanike tähelepanu asjaolule, et KIK ametnikul ei ole mingit õigust inimesi selliseks tehinguks survestada. Ja seal postituse juures on kenasti ka joonis, kus on siis välja toodud see piir vastavalt siis Vabariigi Valitsuse korraldusel number 256. Soovitan teil hoida siis silma peal MTÜ meie Nursipalu Facebooki lehel ja tämpätses ma siis lõpeta ja tuias, et meie aolugu ei lääs kaotsi, ei saa seda ümbre kirota. Ma olen palju lugenud säänsit vana raamatit, kus inimese kirjeldase oma ellu. Ja nüüd ma olen lõpetama nüüd kohalike inimesi raamatut Kullaline kodu ja seal ta sääne vana ao kirjeldus, ta on nagu ajamassin ja siis ka tämpäst päeva ka hoopis tõse pilguga. Ja siis saad ka taast pildist, suurest pildist parempähe arvu. Ja siis ma mõtlin, ma olen oma imele ja isele kinknu raamatu Seikkirjastuselt. Üks on minu ema lugu ja tõna on minu isa lugu. Ehk siis raamatu on sääne nagu kondikava oleman, mille perre inimene saas siis kirjata omi lugusid, mõtted, mälestuisi. Ja ma esi tunne, et on midagi nii olulist, et ma kõrres isegi mõtli, et peas esiraamatu kirjutama ja hakkama koguma inimesi lugusid. Aga siis ma kipõsta sai arvu, et mul juba tämpä oma aoga sääne. Kui latse, ma arvan, et kui pesemuna sa 5 aastat, siis mul või olla säänest taigu. Aga tuu ao peale on juba hulk inimesi läinud tõise ilma ja ma ju ei tiia, millel üldse mu viimane lats saa 5 aastat, sest ma ju ei tiiäki viil, kes viil tulema on omava. Ja siis ma mõtligi, et see on see üleskutse, et kirjutage esi, küsyge oma tutvilt, sugulaisilt, vanempilt, vanavanempilt näide lugusid ja panke näid kirja. Kas või määnse see nagu ütsiku luukase, kui rohkem ei jõva, aga midagigi, et meil oleks siis ääne nagu küüdus vana aoga. Ja kui me mõtle, et meil on ju AI ja siis ütelpäeval küsimi AI käest, sest AI ei tüüta niimoodi. AI ongi kodeerit meile ette andma säänest infot, mis tiindad sama agendat. Ja tämpä viil, kui meil on kipendad säänest vaba sõnna alale, sest AI on ka kipen nagu avatud. Aga määnegi hetk, kui ta plaan on üleni tüüse saadu, sest AI ei tüüta enam nii. Mu tunne on, et ta plaan, kui me saisami vasta, kui me elämi oma päris elu edasi, ta ei saa niimoodi läbi minna. Et on kõik mi hindad ette. Nii et mask sula rahaga ja hoolitsege oma tervuse eest. Tervus ei asu apteegin. Väga palju tervusega seotud on ikkagi toiduteemal. Ja siis ma soovitagi kullelda Riina Raudsik, Sergei Saadi, Merle Martinson, ja meil viil omava säänse, kellel on nagu terviklik kaehus tervusele, kes saava arvu on säänt nagu Facebooki gruppegi, kus inimese jagava oma lugusid köydüssen erinevide haigusidega, kus ne omava saanu taast nüütelda alternatiivmeditsiinist appi. Aga päriselt ta oli alternatiiv. Ta ongi meditsiin. Lihtsalt määnegi hetk saadi arvu, et sa ei saa patentiiri pipermünti, Veffermint oli tal raamat on kirjotet pipermündi kotsile. Tuul mõtten väga põnnev lugemine, et võro kiil on seal nagu vanamp ja kip on nagu esihindalegi arusaamatu, ma eks pühve. Aga ma tule tagasi oma mõttemanu. Hoidke oma tervist ja näituses nüüd, kui ma esi ole ette võtnud, et tsukru teeme. Et ma ei saa kitta, et ma ei tarvi määntsidki ravimit ja ei suitseta, ei alkoholiga, kus ma saassigi väiku rinnalatsam. Aga tsukur on küll tuu, millega ma olen hindaleks väga palju kurja tennu. Ja nüüd, kui ma teedlikult püüva tsukrust eemele hoita,
tuu peaiki esiki olema ta valge tsukur, piisas ka kui on pruun tsukur või toidusend tsukur, näitus ostab mändsitki maiustuisi. Egal juhul tsukur on sääne asi, mis mõotas ka mii mõtteid väga palju nüüd, kus ma ei ole saanud inämpet, kui ole väsynyt ja mändseli nagu rusuva mõtte tulevad päälle, siis süt šokolaati ja kõik nagu saa parembas. Mä nägin, et ma sai arvu, et on tuu sama asi, mida tegeva inemiseg ja tarbiva igasugutsid tujoparendit, näituses antidepressandi ja muu asja. Aga ma lihtsalt, kuna mu keha on sään nagu tundlikum, sest mulle piisas ka tsukrust. Ja nüüd, kus tuleb erineva emotsiooni, teeme hirmu esile, kui ma ei saa tsukruga neid nagu ärvaigista. Päris rasse on, või kui näituses oledki väega väsynud ja ei saa siis võtta mändsitki maiustuisi appi, siis tulegi minna ta väsimusest nagu läbi ja pakku hindale rahu, vaikust ja olemist nii palju, kui saa pakku. Ta saan see valitu elu kõrvalt, kui on majapidamine, 4 last ja muu kohustuse. Nii et jah, ma väga usu, et mi ei ole mi täveste võimelitse edesi kestma urakõisina, eestlaisina, läänlaisi, virulaisina, kui mi õnne tahami ja kui mi ei looda, et lahenduse ja päästja umava meist välän puul. Jah, me või kullõlda tõiste lugusid, kogemuisi. Me peame kõik aeg hoidma säänest nagu ühendustunneta, kas ta on mu jaos, kas ta on mu lahendus ja nii edasi. Ja sõs on tulevik päris illos. Aituma kullemast ja järgmitse kõrrani. Saade on salvestatud 2025. aastal.